tere jälle! Viimsel korral tegime Linkmessis polügooni selleks, et arvutada statistikat seal sees. Jätkame siis täna sellega, kuidas me seal polügonis sees midagi saame teha. Nii, eelmine kord sai siis tekitatud selline polügon nagu uus polügon. See oli siis polügon, mis oli ümber maardu. Ja kui me nüüd mingit arvutusi siin sees tahame teha, muidugi saame me kuupäevi muuta. Siin antud kaardiaknas siis on mõõtmiseid 3. mail tehtud, see jääb meil siin hetkel siia piirkonda sisse, nii et me ei hakka siin palju muudatusi tegema, viime selle siia maikuusse, paneme 2. maist 10. maini. Kellaaega ei muuda, muidu võib kellaaega ka muuta. Operaator, kas me tahame downloadi või uploadi andmeid vaadata, siis milliseid testiseadmeid, võtame siit ainult ühte tüüpi seadmeid, valime kõik välja ja siis vajutame sisse ainult need LG telefonid, sest sellega on mõõdetud samaaegselt 3 operaatori võrgus. Nii, apply, paneme akna kinni ja siis saame valida näiteks kas tordilõigu graafiku vahel, mis on meil siis selline, kokku siin siis mõõdetud 262 punkti LG telefonidega ja meie testide kiiruste jaotus siis kokku siis enamus testidest on siin 3,5G võrgus, osa on Edge'i võrgus. Edge'i võrgus siis 10 testi, 252 testi 3,5G võrgus ja GPRS-i võrgus meil testi ei ole praegu. Nii, sama kergelt kui see käis, võime me siin nüüd vahetada operaatorit. Paneme näiteks siia teise operaatori ja vajutame uuesti kaardi peale. Nii, saime kohe teise graafiku. See nüüd ikka kehtima jäi sama polügon. Polügon on siin meil kirjas, uus polügon, operaator, kuupäevad, kellaajad, mis suuna testid ja millised testid on siis kaasatud. Samuti siit on näha, et on tehtud samade telefonidega, kuigi saadud on nüüd teste on sel ajal jõutud teha 441, mis näitab siis, et oluliselt rohkem teste on jõutud teha. Selles operaatoris siis ei ole läinud telefon Edge'i võrku üldse, 100% 3,5G, 441 testi. 27% siis on üle 2 megabitti sekundis. Siin operaatoris siis on üle 2 megabitti sekundis kõigest protsendi jagu läinud. Niimoodi siis on lihtne ja kerge vaadata operaatorite erinevust. Teine tüüp statistikat, mida saab vaadata, on siis siuke bar chart'i tüüpi, kus saame siis näha sama aeg, sama polügon, samad testitüübid, aga siin on meil võimalik siis näha maksimume ja miinimume. Nii, siin maksimum siis kiirused on siin 2,5 megabitti sekundis, 2,3 megabitti sekundis ja miinimum kiirus 197 kilobitti sekundis, 180 kilobitti sekundis. Siin need paarid on siis iga erineva testitüübi jaoks. Hetkel on siin siis 2 tüüpi testi tehtud. Nii, ja all on veel tabel. Muidugi seda graafikut võib ka PDF-i saata, võib vahetada graafikuid lineaarseks logaritmiliseks, kuidas kasutaja soovib. Ja see hall joon siis näitab meile siin, kui palju teste on tehtud. Testide arvu 220 on siis FTP testid ja 221 on HTTP JPEG testid. Nii, kui me sama võtame siis siin teise operaatori jaoks, kus meil oli näha, et oli ka läinud siia 2G võrku.
nii, siis on siin näha, et see edge on siin täitsa olemas. Edge'i võrgu kiirused on meil olnud siis 82 kilobitti sekund, 88 kilobitti sekund maksimaalselt ja 3,5G-s on siis 1,9 megabitti sekundis ja 2,1 megabitti sekundis ja miinimumkiirused on olnud siin 29 kilobitti sekundis. ja siin kõrval muidugi näidatud siis terminalid, millega siis testid on tehtud. nii, selline siis hea võimalus teha kiiret ja lihtsat ja küllaltki sihukest selget ülevaadet andvat statistikat ja võrdlust. tänan kuulamast, kõike head!